Oleme siin Viru keskuses UHI-US 360 Dental hambaravikliinikus ja uurime hambaarstilt Maie Matšenaselt lähemalt, millised uuendused on toimunud suuhooldusvaldkonnas. Mida peaks elektrilise hambaharja puhul oluliseks pidama ja millised uuendused on selles valdkonnas? Hambaravi ja hambahoolduse vallas on pidev areng ja loomulikult see on väga oluline, sest et suu ongi inimese tervise lahutamatu osa, kõik areneb ja tehnoloogiliselt edasi arendatud ION-CEI hambaharjade puhul on kasutatud ioon-tehnoloogiat, mistõttu siis hambapinnad püsivad kauem puhtad, siledad, bakterid ei kinnitu sinna nii kergesti ja oluline selle hambaharja puhul on ka see, et need hambaharjased on erineva pikkusega, mis on heas, osad puhastada hambapinda, osad harjased siis lähevad veidi igemetaskusse. Hambaharjaga pesemisel on väga oluline, et pehmete harjaste puhul on hambavaaba kahjustamise oht väiksem. Samamoodi tuleb muidugi jälgida ka tavaliselt pesemisagressiivsust, et ka inimene ise liiga agressiivselt ei peseks. Mis on väga oluline, on ka see pesemise protseduur iseenesest, et osade elektriliste hambaharjade puhul selline kohe tugev surin, mis on inimeste jaoks mõnikord ebamugav, siis selle konkreetse harja puhul seda ei ole. Meie ees on nüüd täiesti uued vidinad, et millega tegu on ja kuidas see mulle kasulik on? Tegemist on tegelikult irrigaatoritega, mis on turul olnud juba mõnda aega ja hammaste niiditamine, nagu me kõik teame, või hambavahede puhastamine on väga oluline ja väga paljudel inimestel see niiditamine õnnestub rohkemal või vähemal määral, nad tunnevad ennast hästi, nad pääsevad kõigile hambavahedele ligi, igeme probleeme ei ole ja loomulikult, kui see kõik õnnestub, kui see kõik töötab, on niiditamisega väga okei. Väga palju on ka juhtumeid, kus inimesed kas ei pääse hammastele ligi, näpud on suured, suu ei käi lahti, on suus erinevad konstruktsioonid, sillad, ühendused, mille aluseid ei ole kerge või on isegi väga raske niidiga puhastada. Samamoodi on ortodontilise ravi järgselt suus reteinerid või traadid. Ja siis on väga heaks abivahendiks irrigaator. Irrigaatoril on pakendis mitu erinevat otsikut, siis ortodontiliste aparaatide vahel puhastamiseks, keele puhastamiseks, erinevate ligipääsude saavutamiseks. Ja põhimõte on tal siis see, et tal on veeanum, millesse võib panna vett, võib panna osaliselt lahendada suuvett, 5 erinevat tugevust ja siis see irrigaatori otsik pannakse iga hamba vahele eraldi ja siis reguleeritakse iseenda jaoks vastav tugevus. Alustatakse väiksemast tugevusest ja kindlasti ei tohiks ära ehmatada, kui esialgu on suus natukene veritsemist. See peaks mööduma nädala jooksul. Kui see ei möödu, siis oleks kindlasti vaja pöörduda hambaarsti poole. Neid tooteid on võimalik soetada Kuulmindi kodulehelt, kaubamajast ja erinevatelt veebisaitidelt, mis pakuvad suuhooldustooteid.